meistrivõistluste esiliiga 9. vooru kohtumises on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja jalgpalliklubi Tallinna Kalev. Marko Pärnpuu, palju õnne. Võidupunktid tulid, tulemuse 2-1 Tarva vastu, aga mitte just lihtsalt. Aitäh õnnesoovide eest ja ei kindlasti mitte lihtsalt ja ega me midagi lihtsalt ei oodanud ka, et Tarvas on tugev võistkond ja samamoodi kõvad võitlejad nagu meie, ja lisaks kõigele muule ütleme need varakevadesed väljakud, esimesed murumängud, et need jätavad oma jälje, et võib-olla seda maad mööda söötu saab vähem mängida, aga keegi ei arvanud ega ei peagi midagi lihtsalt tulema, et kõva võitluse eest need punktid me täna saime. Oli küllaltki lahtine mäng, et oli mõlemapoolseid võimalusi, Tarval võib-olla mängu esimeses faasis rohkem, selliseid 100%-lisi võimalusi samuti kummalgi võistkonnal päris mitu realiseerimata. Jah, et siin samamoodi ütleme nagu kogu selle mängu ülesehitused, ka need rünnaku lõpud, eriti kui need pallid seal maas, kas on ründajal jala ees või tuleb sööt äärest läbi, et eks see muru ja ütleme see võib-olla, kus seda veel ei ole, et pidurdab natukene seda kinni, et see momentide realiseerimine on kindlasti seotud ka sellega, aga sellega ma olen nõus jah, et mõlemal olid omad võimalused ja meil õnnestus täna 2 tükki ära lüüa ja Tarval 1, et sellest täna piisas. 9 vooru selja taga ja Kalev kenal positsioonil turniiritabeli eesotsas. Milliste lootustega sellele hooajale üldse vastu tulite? Ma olen mõnest kohast seda öelnud ka, et ega sellist, ütleme, miinimum eesmärgi panime paika, et liigast välja ei kuku, sest ütleme, esiliiga on, pea pooled on duubelvõistkonnad ja nende vastu mängimine iga kord on, ei tea ju, kes sealt neile ülevalt appi tuleb, aga proovime minna niimoodi mängult ja parandada asju, mis parandamist vajavad ja sellist, ütleme, ka sellist igal juhul premium-liigasse tagasipääsemise eesmärki ei ole ka pandud, ütleme, esimene neljandik on tõesti läinud hästi ja on asju, mis jääb kripeldama, aga nende kallal tuleb tööd teha,
aga jah, ütleme praegu ikkagi, ütleme, eesmärk on noh, iga mäng võita, ütleme nii, et noh, et ja meeskonnana areneda, et noh, näeme siis, kuhu me jõuame. No Kalevi meeskond on ka üsna noor, et tänase mängu algrivistuse keskmine vanus oli seal natukene peale 22 eluaasta. Jah, noored ja mõned vanemad natuke kogenenud mängijad sees, et see on selline väga hea kooslus ja noh, ütleme, sisu poistel on kõvasti ja ma arvan, et see tänane mäng näitas seda, et noh, jällegi, et sellised, noh, selle sisu ja ütleme, selle väikse ekstraga on tavaliselt need võrdsed mängud ühele või teisele poole kalduvad, et aga noored ja vanad segamini ja noorte selline tahe ja vanemate tarkus on nagu see, mis praegu meid ja noh, ütleme selline mängulust ja ka noh, see viimase väljakule jätmine endast, et need on need, mis meid täna nii-öelda on, mis meile need punktid on toonud. No Henri Hang tänases mängus tuli ikka üsna mõru pill alla neelata, et juhtisime 1-0 ja lõpuks pidime leppima minimaalse 1-2 kaotusega, et millised kommentaarid sinu poolt? Jah, ega nii-öelda valus oli, et läksime juhtima, aga noh, siuke kerge värav, ütleme, natuke lasime, aga suht võrdne mäng minu meelest, et kahju muidugi, et need lõpus ära lõid, et muidu mängul nii viga ei olnud, aga kahju jah, et kaotsime seekord. Eks järgmine nädal proovime nii-öelda tagasi teha neile. No viimased voorud, ütleme ka eelmine mäng, palju mehi põhikoosseisus puudu, selline meeskonnamängu leidmine võtab veel aega või kuidas hindad? No jah, eks tegelikult ajaga vähe paremaks nüüd läheb minu meelest, et iga mänguga siin noored ka nüüd enesekindlust minu meelest nagu juurde saanud, et hooaja algusega küll võrreldes on tegelikult paremaks asi läinud, et no samas ka vastased, eks ole, ka teevad trenni nagu meie, et eks minu meelest see kokkumäng ikka läheb aina paremaks, et praegu noh, võiks parem olla, aga midagi hullu minu meelest ei ole. No noori sa mainisid, et noored hingavad kuklasse nii-öelda vanakestele, et keda nendest võiks rohkem esile tuua? Jah, et ma tooks esile Maarjat, ma arvan, et täna ta mängis päris enesekindlalt ja kasutas oma tehnikat hästi ja tegi mõne ohtliku seal olukorragi minu meelest, et jah, et tema pigem, ma arvan, järgmine aasta siin võiks siin väravaid lüüa, et siis ikka tänane mäng tuleb unustada ja ootame siis järgmistest voorudest punktilisa. Jah. Tallinna Kalev pääses seekord ilmatusega. Kolmas võidu või tulemusega 2-1 Tarva vastu Rohelisse ja jätkatakse turniiritabeli